Tere päevast! Mul on suur rõõm siin seista ja rääkida sellest, mis on mulle endale väga südamelähedane, sest ma alustan kohe ülestunnistusest. Mina olen olnud läbi põlenud. Ja väga palju sellest, mida ma täna räägin ja miks ma sellest räägin, on seotud just sellega, et ma ei taha, et keegi teine satuks samasse olukorda, kus mina olin. Nii et minu seisukoht on, läbipõlemine on olemas. Muuhulgas panin hiljuti tähele, et WHO lisas läbipõlemise eelmise aasta maikuus nende tegurite loetelusse, mis võivad inimestel haigusi põhjustada. Ehk et teiste sõnadega, läbipõlemine ise ei ole haigus, aga ta on üks seisund, mis põhjustab haigusi. Veel ütlen kohe, et see, mis mina jõuan täna rääkida, on minu jaoks kõige olulisem osa sellest, mis selle kohta olemas on. Kui te tahate rohkem lugeda, lugege Kristiina Maslachi ja Michael P. Leiteri Mida saavad organisatsioonid ja töötajad teha läbipõlemise vältimiseks. Ja mis mulle väga meeldib, on see, et viimasel ajal on väga palju lootusrikkaid uuringuid tehtud ülikoolides, Põhjamaades eriti, mille tulemused kinnitavad seda, et esiteks see on ennetatav ja teiseks sellest saab paraneda. Ja me räägime sellest täna sellepärast, et üks tööotsingu veebileht Monster tegi juulis küsitluse oma klientide hulgas ja sai teada, et 69% töötajaid kogeb läbipõlemise sümptomeid kodus töötades. Teiste sõnadega, nad vaatasid järele, et kas pandeemia tõstis kuidagi läbipõlemise sümptomite hulka. Ja ta tõstis, sest enne seda pandeemiat, 2 kuud enne seda, see läbipõlemissümptomite tunnetajate hulk oli 35%, 35-69%. Ja ma rõhutan veel kord seda, et läbipõlemine on üks seisund inimesel, mis tekib töökeskkonnas. Ma tean, ja mulle ka öeldi, kui mina olin läbi põlenud, et see ei ole meie viga tööandja poolt, et sa oled lihtsalt nõrk inimene. Tegelikult läbipõlemist põhjustavad palju rohkem töökeskkond ja organisatsioonilised faktorid kui inimese isiksus. Et mitte keegi ei ole nii nõrk, et ta peab läbi põlema. Sellele peab väga palju kaasa aitama, et see juhtuks. Mis on läbipõlemine? Iga päev on kehv päev. Iga päev. Sõltumata sellest, mis toimub. Kogu aeg on kurnatus. Hommikul ei jaksa tõusta, õhtul ei jää magama, sest sa oled nii väsinud, et sa ei jaksa magama jääda. Küüniline oled sa ka lakkamatult. Sa viskad küünilisi kilde oma kolleegile ja muide, see on asi, millega sa saad oma kolleegi juures tähelepanu. Mida sa pead oma kolleegi juures tähele panema selleks, et mitte jätta 2 silma vahele seda, kui sinu kolleeg on ohus. Kui sinu kolleeg hakkab tegema küünilisi märkusi töösisu või organisatsiooni kohta, siis on ohumärk. Räägi temaga, miks see on nii? Enesiroonilised naljad, mis nüüd mina ja kõik see. See ei ole okei. Mina tean, et kui mina olin läbi põlenud, ma kasutasin väga palju musta huumorit. See ei ole minu stiil, see ei ole mina. Ja ometi mingid 2-3 aastat oma elust minu huumor või kõik need naljad, mis ma tegin, olid võrdlemisi mustad. Väga piiripealsed. Ma ei mäleta, et ma oleksin enne seda või pärast seda niimoodi käitunud. Ja nüüd ma enam ei tee selliseid nalju, sest ma olen nüüd jälle terve. Et kui inimene hakkab käituma, eriti just nalja tehes või mingeid selliseid oma arvamusi väljendades kuidagi eelnevast teistmoodi,
siis see tähendab seda, ei tähenda üldse seda, et ta on isiksuslikult muutunud, vaid see tähendab seda, et tema sees on mingi väga suur mure. Veel on olemas tuimus, kulumine, läbikukkumise tunne. Sa tajud kuidagi ise ennast nagu kohatuna või nagu sa ei oleks sina enam. Ja kui sa tunned, sa lähed tööle, teed päev otsa midagi ja sellest ei muutu mitte midagi, siis küsi endalt, et mis ma teha saan selleks, et see tunne kaoks ära. Sest töö ei saa olla selline, et seal ei muutu midagi paremaks. Või teine variant on see, et sa lähed ja teed küll, aga see kõik on pealiskaudne ja sa nagu väga ei hooli sellest, et mis see lõpptulemus on, sest paljugi mis, eks ole, et vähemalt palk makstakse õigel päeval. Ja kui sa vaatad oma kolleege, siis ma soovitan praegusel pingelisel ajal esita endale küsimus, et kas ta on kogu aeg selline olnud? Või on see hiljuti toimunud muutus? Mida pingelisem aeg, seda suuremas ohus me kõik oleme. Ja ma olen esimene inimene, kes ütleb, et tööstress on hea. Jaa, sest tööstress mobiliseerib meid, paneb meid tähtajaks asjad valmis tegema, mõnikord paneb selle idee sündima, mis lahendab probleemi ära. Ehk et pingeolukord paneb inimese toimima ja mõnikord isegi efektiivsemalt toimima. Pinge on vajalik ja mõistlik pinge on hea. Mõistlik stress on kasulik. Kui stress on lakkamatult väga kõrgel ja muudku jätkub ühetaolisena, siis ühel hetkel see seisund muutub stressist läbipõlemiseks. Te näete praegult slaidil stressi ja läbipõlemise võrdlust. Stressis inimene on kirglik selles suhtes, mida ta tööl teeb. See üleseotus tähendab seda, et ta tahab kõike hästi teha, ta tahab paremini teha. Läbipõlemine on see, kui inimene taandab ennast ja ütleb, et tühjaga. Stress tähendab pigem endast välja minekut ja ägestumist. Aga läbipõlemine on see, et on nagu on. Või inimene on lihtsalt täiesti ükskõikne, vaatab sind kalasilmadega ja tahagi nagu sinuga tegemist teha. Läbipõlemisel on kehalised märgid, on emotsionaalsed märgid ja käitumuslikud märgid. Ehk et kehalised märgid, sagedased peavalud, lihaspinged ja valud, isu või magamisharjumuste muudatused. Mina näiteks kaotasin võime magada läbipõlemise ajal. Ehk et ma ärkasin öösel mitu korda üles, mõnikord ma jalutasin paar tundi öösel ringi, sest ma lihtsalt ei suutnud magada. Ma ei jäänud õhtul magama. See oli piin. Ja kui ma hakkasin paranema, siis mul läks aasta, enne kui ma suutsin hakata jälle uuesti õhtul normaalselt magama jääma. Ja siis ma hakkasin ka hommikuni magama, nii et ma vahepeal üles ei ärganud. Ehk et unehäired on üks väga tugev sümptom, sellepärast et uni on üks inimese baasvajadus ja kui sa seda ei saa, siis see keerab ajutöö ikka väga, väga tuksi mõnikord. Ja üks oluline erinevus on see, et mida stress põhjustab. Stress põhjustab ärevushäireid. Läbipõlemine viib eemaldumisse ja depressiooni. Ja depressioon omakorda kõige halvematel juhtudel. Ma ei taha seda sõna siin välja öelda, aga te aimate, kuhu ma liigun. Sellepärast mina arvan, et läbipõlemist on targem vältida, kui seda ravida. Ja stressi tulemused on pigem see, et su keha hakkab põdema mingisuguseid psühhosomaatilisi haigusi ja läbipõlemine on see, kus sa oled emotsionaalselt omadega nii läbi, et sinust ei ole, sa ei suuda enam elust rõõmu tunda ühe sõnaga.
Ja ma põhjendan, miks tänapäeval võib olla läbipõlemist rohkem kui varem. Ja miks me peame olema tähelepanelikumad iseenda ja oma kolleegide suhtes kui varem. Ülekoormus on esimesel kohal, kui me räägime läbipõlemist põhjustavatest faktoritest. Meie töö on intensiivsem, ta on keerulisem, me teeme sageli tööd distantsilt. Meil on lisaks sellele, et me peame oma tööga toime tulema, vaja veel toime tulla ka tehnikaga ja selle kaugtööga ja mõnikord võtab see ka kõik rohkem aega. Võib-olla te teate, et kevadel, kui õpetajad tegid põhiliselt kaugtööd, siis enamus õpetajate tööpäev läks umbes pooleteise kordseks. Seda lihtsalt sel põhjusel, et see võttis rohkem aega. Nii. Veel üks faktor, mis põhjustab töökeskkonnas läbipõlemist, on kontrolli puudumine. Ja ma võin selle kohta kohe öelda seda, et kui inimene hakkab rohkem juhtima seda, mis temaga töökeskkonnas toimub, siis see aitab tal ennetada läbipõlemist. Ehk et ma saan ise otsustada näiteks paindlikult oma tööaja üle kohe esimese asjana või ma saan läbi rääkida, millised ülesanded ma juurde võtan. Mitte niimoodi, et ülesanne tuleb mulle pats pähe ja ma olengi üle koormatud, vaid et toimuvad mingid minuga läbirääkimised või ma saan midagi ära anda ja võtan teise asja asemele. See kõik on oluline osa sellest, et me ennetame läbipõlemist. Ebapiisav tasu ja tunnustuse puudumine, kogukonnatunde puudumine. Kui inimesed omavahel ei räägi või kui ainult tülitsetakse omavahel kollektiivis, siis emotsionaalne põhjus tööl käimiseks kaob ära. Ka töötav inimene on emotsionaalne inimene. Ja töökeskkond peab olema soe ja toetav. Kui te tajute, et seda ei ole organisatsioonis, siis tuleb kiiresti midagi ette võtta. Ma loodan, et seda teil ei ole. Sest praegusel ajal, mida rohkem me kokku hoiame, seda parem meil kõigil on. Vastuolulised väärtused tähendab näiteks seda, et meie põhiväärtustes ja meie mingisugustes teenindusjuhendites on ühed asjad kirjas ja siis, kui mingisugune olukord tekib, siis juhtkond käitub hoopis teistmoodi. Näiteks meil on kirjas, et me oleme avatud ja me tohime öelda ka neid asju, mis meile ei meeldi. Ja siis, kui keegi ütleb töötajatest välja, et näete, et see siin on probleem ja me peaksime sellega midagi tegema, siis juhtkond topib selle kalevi alla ja seda töötajat hakatakse võib-olla, ütleme niimoodi tõrjuma selleks, et ta rohkem ei räägiks. See võib jälle anda põhjuse hakata liikuma läbipõlemise suunas. Ebaõiglus on, me kõik tunneme aeg-ajalt ebaõiglust mingites olukordades. Ebaõiglus on üks selline asi, mis inimestes tekitab hästi tugevaid tundeid. Kui mind on ebaõiglaselt koheldud, siis oi kui valus on. Ja kõik asjad, mis tekitavad väga tugevaid tundeid inimeses, nad kurnavad emotsionaalselt ja kulutavad. Ja siis ühel hetkel on inimene liiga kulunud. Väga paljud läbipõlemise lood räägivad sellest, et tuleb ette võtta dramaatiline elumuutus. Tegelikult on võimalik läbipõlemist ennetada ja kui see siis ikkagi on saabunud, siis on võimalik sellest taastuda niimoodi, et su karjäär säilib ja su töökoht säilib. Et dramaatilised elumuutused, lähen töölt ära ja hakkan maal põllumeheks, ei ole vajalikud. Paranemise eeldus on see, et töökoht aitab kaasa. Ja nende Põhjamaade uuringute põhjal jätkusuutliku taastumise alustala on jõustamine ehk inimese võimekus iseseisvalt tegutseda ja teha oma valikud vabalt. Alusta iseendast. Räägi teistele, et sul on halb olla. Leia toetusvõrgustik.
hoia korras tööalased suhted. Tegelikult siin ei ole mitte midagi sellist selles nimekirjas, mida niikuinii inimene tegema ei peaks. Siin on kõik samasugused soovitused, nagu ikka on, kui sa tahad ennast tervena hoida ja vaimselt tervena ja nagu vaimselt tasakaalus hoida. Maga piisavalt, liigu piisavalt, toitu õigesti. Tööde planeerimine. Ära lase nendel töödel endale pähe sadada, vaid optimeeri, planeeri, tee valikuid. Võib-olla osa inimesi ei mõista seda mõtet, et hoia oma töökoht füüsiliselt korrastatuna. Mina olen üks nendest, kellele meeldib, et pastakad on täpselt ühes kohas ja telefon on täpselt selles kohas, kus ta alati on olnud, seepärast, et siis ma leian selle sealt kohe ja ma ei pea mõtlema, et kus ma ta üles leian. Et mõnikord aitab see, kui sa muudad oma harjumusi. Ja alati võib pöörduda spetsialistide poole. Mina mitu aastat käisin abi saamas. Ja sain, sest see toimib mõnikord. Ja üks asi, mida me kõik saame üksteise heaks teha, et ennetada ja aidata oma pinges ja ülekoormatud kolleege on see, et me saame olla empaatilisemad, kui me oleme. Ja empaatia ei tähenda seda, et sa haletsed või kaasa tunned. Empaatia on ikkagi see, et sa kuuled, mida ta ütleb ja peegeldad talle selle, et jah, ma kuulsin, et sul on praegu raske. Ja miks ma räägin empaatiast praegu, on see, et video mingisuguse virtuaalkeskkonna kaudu on väga raske olla inimesena empaatiline. See emotsionaalne kontakt, mis inimestel grupis töötades või koos ühe laua taga koosolekut pidades on, see emotsionaalsus kaob ära ja läheb kuskile sinna juhtmetesse. Nii et kui sa tahad olla teadlikult nagu soojem, siis sa pead natuke juurde pingutama. Natuke efektsem olema, natuke rohkem elu ja värvi oma häälde panema. Alati tuleb meeles pidada, et kui sa räägid ja naeratad, see on vana telefoniga rääkimise tõde, naerata, kui sa räägid telefoniga, aga naerata ka siis, kui sa räägid arvutiga. Mis siis, et sa oled kodus üksinda, aga naerata arvutile. Ja need 2 viimast rida siin, et ole ehe, siiras ja tõsine. See on üks asi, et kui sa hakkad üle pakkuma, oi, kui kohutav see sul on. See ei ole empaatiline. Aha, ma kuulan, jah, sul on tõesti praegu raske. Pigem natuke tõsidust kui positiivsust, kui kolleeg sulle oma kurbust ja väsimust kurdab. Lihtsalt kuulada ära. Mõnikord piisab ainult sellest. Ma tean, meil ei ole kellelgi aega, et teda ära kuulata. Võta ikka see aeg. Mõnikord on see inimlikult väga oluline. Ja juhi roll läbipõlemise vältimisel igas organisatsioonis on väga suur. Juht on mudel. Juhi käitumine annab töötajatele ette selle, kuidas me seda teeme. Et kõik need eelnevad soovitused empaatia kohta tegelikult iga juht, kui ta tahab olla mudeliks ja eeskujuks oma kolleegidele ja oma alluvatele, siis ta peab võtma selle empaatia väljendamise oma normaalsesse igapäevasesse praktikasse, sest sellega hoiab ta oma töötajad elujõulistena, motiveeritutena ja rõõmsatena. Alati kaasa juhina, räägi nendega, kuula teda üks ühele. Isegi siis, kui sul tegelikult on täna endal selline päev, et
ainult häid uudiseid palun, aga sa oled juht. Anna talle see väike aeg, las ta räägib ära selle halva uudise. Ja kui midagi läheb halvasti, siis ei ole mõtet sellest teha tragöödiat. Räägime sellest rahulikult. No, me kõik oleme ekslikud, me kõik oleme ainult inimesed. Errare humanum est. Ja nagu ma ütlesin, üks väga suur tegur, mis põhjustab töökeskkonnas läbipõlemist, on kontrolli puudumine töötajal. Järelikult juhina sa saad anda töötajale võimaluse osaleda otsuste tegemisel, mis töötaja tööd puudutavad. Ja siis sa räägidki temaga sellest, miks see on vajalik, miks me teeme selle muutuse, sa kuulad tema ära. Ja kui ta saab aru sellest, seal Tiini 6 mõjutamispõhimõtte hulgas on see, et kui sa tahad inimest panna midagi enda heaks tegema, põhjenda talle, miks sa tahad, et ta seda teeks. Kui sul mingeid muid variante juhina ei ole, siis põhjenda talle, miks ta ikkagi peab selle ülesande endale juurde võtma. Et ära lihtsalt anna seda ülesannet, põhjenda enne ka. Väike asi ja väga oluline. Kui on vähegi võimalik, tähtajad peavad olema realistlikud. Töökoormust tuleb ümber mängida. See on võimalik, kui seda tahta. Need on kõik väiksed asjad, need on kõik tegelikult tavapärased ja tuttavad asjad. Ma arvan, et ma ise ei räägi siin eriti mingisugusest jalgratta leiutamisest. Need on kõik väga tuttavad vanad jalgrattad ja tõukerattad ja mootorrattad, millest me siin räägime. Ja üks asi, mis on inimesele kohutavalt oluline ja mis annab talle tunde, et tema kontrollib olukorda, on see, kui talle on selgelt väljendatud seda, mis on ootused temale, mida ta peab tegema, kui palju ta peab jõudma, kui ruttu ta peab jõudma, kuidas ta peab neid asju tegema, mida selgem on olukord töötaja jaoks. Seda kergem on töötajal õlad lõdvaks lasta ja öelda, okei, nüüd ma tean, ja sinna suunas on minek. Kui ei ole võimalik hüvesid ja stiimuleid pakkuda, siis paku tänulikkust, tunnustust. Tänulikkus muide on ühe teise uuringu järgi 94% töötaja jaoks oluline. Ehk et isegi kui mitte midagi muud ei ole selle töö eest auhinnaks anda, siis tänulikkus selle eest, et see tehtud sai. Mis siis, et see on iseenesest mõistetav? Aga kui sa seda tänulikkust väljendad inimesena, see soojus, mis sellesse tänulikkuse vastuvõtjasse sisse tuleb, aitab tal edasi kesta. Ja kiitmine ja tunnustamine. Kiitmine ja tunnustamine. Ja ma võiksin ükskord veel öelda, kiitmine ja tunnustamine. Isegi kui see on midagi väga-väga tillukest, aga see on seda väärt, et selle eest kiita ja tunnustada. Nii et ma võtan kokku. Läbipõlemine saab alguse töökeskkonnast. Igaüks võib panna tähele läbipõlemise tunnuseid endas ja enda kõrval ja võtta samme, rakendada meetmeid, mis aitavad ennetada. Ja kui me tahame oma läbipõlenud kolleegi taastuda lasta, siis ta peab saama suurema kontrolli selle üle, mis tema tööelus toimub. Jõustamine ehk inimese võimekus iseseisvalt tegutseda ja teha oma valikud vabalt. Pingutame kõik natukese ja lisame töökeskkonda empaatiat ja soojust ja õlg-õla tunnet. Ja igaüks meist võib minna oma juhile ütlema, et ole meile ka selles eeskujuks. Need on väiksed sammud
ja nende kaal on nii tohutult suur. Tänan tähelepanu eest. Suur aitäh, Gret, selle sügavalt isikliku kogemuse jagamise eest ja kõikide soovituste eest ka. Kas võtame ühe küsimuse ka saalist? Või veebist? Võtame veebist. Mis meid päriselt töö juures aitab? Et see ei ole ainult üks loeng, mis aitab. Ma olen alati uskunud sellesse, et asjadest tuleb rääkida nende õigete nimedega. Ehk kui midagi on valesti, siis tuleb rääkida sellest, mis on valesti. Me ei saa lõputult varjata, et kuskil on midagi, mis vajab muutmist. Tuleb rääkida avalikult, rahulikult ja otsida võimalusi, mis muudavad olukorda. Et loengud ei aita, tuleb tegusid teha ja igaüks saab ise panustada ja ise küsida, mida ta vajab. Ja veel üks kord, ja see on ka põhjus, miks ma ütlesin alguses kohe, et läbipõlemine on olemas. Paneme asjadele õiged nimed ja räägime nendest asjadest nii nagu nad on ja nii nagu need on. Räägi inimesega, jaa. Väga tore ja soovin sulle edaspidiseks palju jõudu ja et teada õigel ajal, millal mida teha, siis ka väike raamat ja kingitus. Suur aitäh!